Nii, tere õhtust siis ka Jalgpalliliidu poolt. Soovime Põlva Lootusele õnne juubeli puhul. Ja kui siia sõites ma hakkasin mõtlema, mida head öelda, siis peab vist võtma seda kõike kokku umbes enne, kui Siim sellise mereolukama poolega jätkab. Et ma arvan, et tal on alati sellist mereolukad sõna võetud, et siis ma mõtlen midagi tõsisemat ja mõtlikumat. Et me võivad olla erinevad linnad, vallad, võivad olla, tulla, kaduda, isegi maakonnad võib-olla kunagi kaovad, aga jalgpalliklubi on üks nendest asjadest, mis jääb, et see ei ole ainult Eesti eripära, vaid kui me vaatame teisi riike, siis osad klubid on siin juba 100+ aastat vanad, vanemad kui nii mõnigi riik ja kui mõnigi rääkimata kohalikest omavalitsustest, nii et on tore, kui selliseid mittetulunduslikke tegevusi, kodanike algatuste korras tehtud asju on sellised, mis kestavad üle kõik võimalikud haldusreformid, ma ei tea, demograafilised muudatused ja kõik muud sellised asjad. Ja teine mõte oli see, et aastal 1994, kui ma hakkasin mõtlema, et mis märksõnad mul meelde tulid või mis seisus siis Eesti riik või ka näiteks Põlva Lootuses täna tuntud nimed olid, siis minu jaoks loomulikult, ma arvan ka Eesti jalgpalli jaoks üks Põlva Lootuse tuntumaid kasvandik ja Signe Aarma oli sel hetkel 4-aastaseks saanud värskelt, kui see klubi loodi, nii et kui panna see 25+4 siia, siis saab enam-vähem aimu, mis vanuses enam-vähem see klubi on, millega ta võiks tegutseda praegu ja milliseid mõtteid mõelda. Et 25-aastane on juba selline suhteliselt küps, aga samal ajal veel julgeb unistada ja julgeb uusi asju ette võtta ja ei karda ka eksida mõnikord ja võib-olla see ohutunne ei ole veel päris selline välja arenenud nagu 35 või 40 aastasel inimesel on, nii et kõik sellised toredad mõtted tulid. Et see on siis nagu selline tõsisem, mõtlikum pool, aga ma tean, et Siimul oli kindlasti midagi humoorikamat ka öelda, nii et Siim, ole hea. Sul on kõnelaus ette veel? Mul on kõnelaus ette valmistatud ja, et ma sain kutse, vaatasin kutset, 25, väga kena, vaatasin, kas on ka mingisugune teema, riietumisstiil või midagi taolist ei olnud. Ma mõtlesin ise nüüd välja selle teema, et 25 aastat julgust, julgeid tegusid, sest Põlva klubi peale mõtlen, siis te eristute ikkagi teistest klubidest selle poolest, et teil on asju, mida kas teised pole julgenud teha, teised on hiljem teinud, aga vaatame üle, see on minu selline ülevaade siis, mis mulle tundub kõrvaltvaataja pilguga, parandage, kui ma eksin või lisage pärast juurde, aga hakkame pihta. Esimene julge tegu, luua klubi linna, kus tegelikult üks teine pallimänguala on hoopis rohkem nagu põlistatud. Väga julge tegu. Teiseks, teha klubi aastal 1994. Sel ajal oleks pidanud tegema panga võib-olla või midagi muud on ju. Ehk siis 25 aastat hiljem kuskil Hispaanias päikse all lebada ja mõelda, aga tublid, väga hea te tegite jalgpalliklubi. Panna klubi nimeks Lootus, väga kerge minema segamini sõnaga lootus. Nii et jällegi julge, aga te olete hakkama saanud, sest mina pole enam ammu kuulnud, et keegi ütleks Põlva Lootus, ikka Lootus. Mängida Dortmundi Borussia värvides, väga ambitsioonikas ja väga julge lähenemine. Ja võimalik, et näiteks Kaido Meinar Kukli ongi meie kohalik Jürgen Klopp, kes samuti siis nii-öelda Borussiast sai tuule tiibadesse. Panna võistkondade nimedeks FCL Legion, FCL Santos ja FCL Allegro. Nendest 2 esimest on hiljem ära võetud. Nüüd mängib Eesti meeste esiliiga võitis või võidab Tallinna Jotka Legion. Tartus teatavasti oli või on Tartu Santos, varsti tuleb ka Allegro kuskile, nii et te olete põhimõtteliselt ristiisad teistele Eesti jalgpalliklubidele. Mis veel, võib-olla nüüd on juba vähem saamas tähelepanu ja mul on kahju sellest, aga omal ajal FC Lootuse koduleht, peaaegu nagu blogi, lähed vaatad mängude ülevaateid, alati on natuke midagi juurde lisatud. Ei ole nii, et kohtunik tuli, vilistas mängu ära, võitsime 2-0, vaid ikka natukene huvitab vaatenurk juurde ja kerge flirt teemaga, et kas see ülevaade sisaldab selliseid lauseid, mis võiksid minna ka kuskil distsiplinaarkomisjoni ette. Aga minu teada alati jäädi visakuse piiridesse. Loomulikult väga suur julgustükk, mis on täna ka räägitud, rajada oma staadion ehk Lootuspark. Väga vinge sellise Eesti mõistes ka väikse linna kohta nagu Põlva, väga suur asi. Oma klubihoone ka veel sinna juurde, nagu eelnevalt ka klubi president ütles, ainult üks teine Eesti klubi omab ka klubihoonet
ja siiamaani pole seda siis keegi kolmas suutnud järgi teha. Tublid olete. Järgmine julgustükk, kutsuda Avo Jakovits enda rüppe, Tartu jalgpallilegend ja ära kodustada siin Põlvas. Super! Mis on veel väga julge asi jalgpalliklubile, hankida oma buss ja panna sellel gaasi pealt ka sõitma. Ja loomulikult see edasine samm hakata juba varem teha fännireise Tallinnasse. Nii kahju, kui see ka ei ole meil Jalgpalliliidu esindajatena, neid klubisid võiks olla rohkem, kes neid fännireisi teevad ja Põlva on jälle selleks pioneeriks, selleks eeskujuks, kes alati läheb bussi fänne täis, tuleb Tallinnasse ja läheb omadele kaasa. Suur julgustükk, naiste jalgpalli arendamine. Täna me oleme jõudnud sinnamaale, kus enamus Eesti klubis juba mõistab seda, et naiste jalgpall on täiesti loogiline jalgpalli osa, aga Põlva oli eesrindlik ja tegi asja ära ja mul on hea meel, et on olnud ka edukad ja ollakse tagasi Eesti meistriliigas. Väga huvitav tahk lähtuvalt teie klubi kogukonna sisemistest välisklubi eelistustest teha koostööd nii Newcastle Unitediga kui ka Sunderlandiga. Täiesti crazy selles mõttes, et pinnas selleks, et klubi sees tülli minna, aga suurepärane näide sellest, kuidas siis ühe Eesti klubi sees saavad sõbralikult koos olla nii Newcastle'i kui Sunderlandi fännid. Turniirid korraldame Lõuna-Eestis, samamoodi kui mõelda, siis soomlastel on hulka lihtsam tulla Põhja-Eestisse mängima või saartele või Pärnusse, kus on juba spaad ja sanatooriumid, aga väga tubli, et olete teinud Lotus Springi ja teised turniirid selleks, et just välismaalasi siia tuua ja näidata, kui kaunis linn on Põlva. Väga huvitav, ma mõtlesin 2 korda, kas ma räägin sellest, aga ma siiski räägin, sest see oli ka omal ajal julgustükk. Nimelt siis anda allkiri kampaaniale Jalgpalliliidu juhatuse vastu. Et hoolimata sellest käigust on kõik sõbrad edasi, aga kahtlemata see nõuab julgust ja teie klubil seda on. USA projekt ja Ulme projekt, jällegi sellised projektid, mida naljalt kuskil mujale kohta, uus Signiaarna ja Ulme siis uue Lootuse muru eest. Mõlemad edukad projektid minu arvates ja mul on hea meel, et ongi teil uus muru olemas. Ja loodetavasti ka uus Signiaarna on kuskil peidus juba. Mis on ka väga vinge, mida ka vallavanem välja tõi, et meie linnastaadion täna on renoveeritud murukattega ja Põlvas on siis seega 2 korralikku väljakut. Aga mis on väga julge, on ikkagi mängida edasi Tilsis, kuigi linnastaadion on korda tehtud, nii et taas väga super, ma loodan, et järgmine aasta loomulikult siis enam Tilsisse minekut ei ole, aga väga julge tegu. Mis on veel julge? Ma varsti lõpetan. On tuua klubi juhatusse naisi, kindlasti. Ei ole väga palju klubisid Eestis, kus on juhatuse liikmeteks naised. Ja vahetada klubi presidenti. Kui te mõtlete, kust meie tuleme, siis seal presidenti pole niiviti vahetatud, nii et jälle tublid. Ja viimaseks siis, et julgustükk oli, ma arvan, ka soovitada mind Jalgpalliliitu tööle. Ma olen Põlvast, aga Lootusega tegelikult mul väga suurt pistmist ennem ei olnud, nii et aitäh teile, et ma Jalgpalliliitu tööle sain. Võin öelda, et tegelikult see etapp hakkab mu elust nüüd lõppema, aga suured tänud teile, head pidu ja ma kindlasti jään teile pöialt hoidma Põlva inimesena ja Jürgen Juksi onuna. Jätkan ma kindlasti klubi juures olemist ja tehke siis Islandit Eesti mõttes. Täna on Põlvas kõik selleks olemas. Võib-olla tuleb kunagi jalgpallihall ka veel juurde, aga tehke Islandit nii naistes, meestes kui noortes ja lootusmeistriks. Aitäh! Ja seda stand-up kava saab tellida telefonilt 5178198, et kes tahab Siimule pärast helistada. Aga anname üle siis ka klubile vimpli.